No nii, head sõbrad, me oleme enam-vähem täpselt olemas siin ja mul on suur au rääkida siis täna jutumehega, kes teeb suuri tegusid spordimaailmas, aga mitte ainult spordimaailmas, vaid ka igal pool mujal. 2 nädalat tagasi võitis see sama mees minu paremal käel ära naise. Teeme suure aplausi. No nii, tere tulemast, Tanel, ja mul on hea meel, et sa oled nüüd võtnud julguse kokku ja tulnud täna siia peale seda, kui 2 nädalat tagasi naise ära võtsid. Tanel, miks siis selline otsus 2 nädalat tagasi ellu sai viidud? Tere kõigile, et eks see otsus sai juba natuke varem võetud kui 2 nädalat tagasi, et pulmat pidasime siis eelmine nädal, kui päris täpne olla ja see lihtsalt tundus nii õige ja ma arvan, et see ongi õige, et võtke eeskuju, kes veel seda teinud ei ole. Et vaadake kõik oma sõbrannadele ja tüdruksõpradele otsa ja mõelge järgi, et võib-olla on aeg. No nii, sõbrad, võib-olla on aeg. Aga Tanel ütles, et ta ei taha üldse täna spordist rääkida, siis mina mõtlesin, et millest me räägime. Aga ei, spordist võib rääkida ja Tanel 2011, kui astusid Astanasse sisse, et kui palju peale seda on su elu muutunud sportlasena? Eks ta on muutunud sportlasena ja eks ma olen ise ka muutunud inimesena, et esimesed paar aastat oli kindlasti kõik uus. Et ma arvan, et väga hästi ma hakkasin ennast tundma tiimis ikkagi 3., 4. ja sealt ma edasi, et nüüd ma tunnen juba päris koduselt, vahepeal võib-olla isegi juba liiga familiaarselt vahepeal, aga mis seal ikka, et eks ma peangi ennast mugavalt hästi tundma, et seda lihtsam on võidu sõita, kui lähed nagu sõprade juurde või nagu pere juurde, et selles mõttes mind on hästi vastu võetud ja ma arvan, et Astana võib-olla struktuur on kogu aeg hästi paigas olnud, aga samas ei ole kunagi nii jäik, et ma tunneks, nagu ma läheksin võidusõidule justkui nagu tööle, et see on alati hästi suhtutud minusse. Aga kui palju te omavahel, sina täna Eestis, kui palju te omavahel suhtlete nii tiimiliikmetega kui siis tiimi pealikega? Sa ütled, et sind on hästi alati vastu võetud ja sa oled nagu kodus, et see on nagu pere ja suhtlete võib-olla isegi väga lähedalt. Et kui palju te siis tänasel päeval näiteks suhtlete, kui sa siin Eestis oled, et mitu päeva läheb aega, kui sa kellegiga tiimist räägid? No, ütleme nii, et ma ei ole suurem asi suhtleja ise, et ma väga tihti kontakti ei võta, aga no tulenevalt siis minu kevadisest vigastusest, siis ma ikkagi hoian arstidega päris tihedat regulaarset kontakti ja samamoodi tiimi manager, direktorid ikkagi uurivad, ma arvan, 1-2 nädala tagant kindlasti, et kuidas progress on, kas seda üldse on, et millal me siin tagasi võistlusrajal näeme, et see aasta oli küll paar kuud tagasi korra mõte, et äkki isegi jõuan praegu käivale Guangxi tuurile, aga ei olnud valmis ja siis tuleb järgmise aasta jaanuari-veebruarini oodata. Aga Tanel, sa oled peale seda sama kukkumist ravi nagu kodus harjutanud ja kodus olnud, et kuidas sa siis tead, et millal sa valmis oled? Et kas selleks on mingi proov või see on lihtsalt sinu sisemine tunne, et sa oled valmis ja tiim ütleb, davai, tule punti ja sõidame? No, number 1, et tuleb ikkagi füüsiliselt lihtsalt seda rauda natukene siit käest välja katkuda, et siin on päris pikad vardad, et need ei lase mul kätt praegu liikuma ja kindlasti ei ole praegu hea kukkuda või ennast uuesti vigastada, et see 6 kuud, mis praegu mööda on läinud, on piisav aeg, et luu kinni kasvaks, aga uust sellist traumat ei tohi kindlasti praegu lubada. Tanel, aga sa siis igapäevaselt juba harjutad ja võtad seda asja nagu ettevaatlikumalt, et püsida rattas ja et ei tuleks seda sama, millest sa rääkisid, et kukkumist ei või tulla. Ja kui nüüd läheb kõik nagu plaanipäraselt, siis ma saan aru, et kohe kui valmis oled, liitud võistkonnaga. Jah, et ma natukene varem alustan kindlasti oma ettevalmistust kui eelmised aastad, et see aasta ma isegi ei tee sellist tavapärast puhkust, et siin oktoobri lõpust, novembrist mingi 3-4 nädalat täiesti rahulikult jalad seinal pikutada, et ma olen siin juba 6 kuud pikutanud, aitab küll, et eile oli siin laadaga seoses natuke kiiremad päevad, aga üldiselt ma käin iga päev juba trennis, et ma ei ole ennast päris käest ära lasknud ja ma olen põhimõtteliselt valmis täishooga ettevalmistust alustama, kui laager hakkab, et esimene laager on plaanis tiimiga 5. detsember,
enne seda lähen ma omal käel juba korra soojemasse kliimasse, et paar nädalat kilomeetrid alla sõita ja ma väga loodan, et siis jaanuari lõpuks, veebruari alguseks olen ma juba konditsioonis. Kas tagasimineku soov, võistlusrajale naasmine, see soov, see sisemine tunne on suur? Jah, et see tekib isegi mitte teiste võidusõite vaadates, vaid ikkagi trennis käies juba, miks mind ratsasõidu juures võib-olla kõige rohkem paelub, ongi see vabadus ja kiirus, et see kiirus on nii vahetu, aga ikkagi üksi sõites palju sa ikka punnitad, et saad 40 kilomeetrit tunnis sisse, aga pundis 50, 55, 60, et see on lihtsalt äge ja sellest tekib nagu puudus, kui seda tükk aega ei ole olnud. Aga see 6 nädalat, 6 kuud, mis sa oled olnud Eestis ja ravinud ennast, et see on viinud sind väga õigete mõtete juurde, näed, naine sai ka ära võetud ja see on ainult andnud sulle kindlasti midagi juurde, mida sul varem ei ole, et 6 kuud nagu mõelda asjade üle, mille üle sa võib-olla väga tihti ei ole saanud mõelda, sest ma kujutan ette, et see profisport on ikkagi nii viimase peale timmitud, et tuleb oma palk välja teenida, tuleb trenni teha ja tuleb võistelda. Jah, aga samas tuleb tunnistada, et kui ma nüüd 6 kuud ei ole teinud võib-olla regulaarselt pikki trenne nagu harilikult olen teinud, siis ega see ei tähenda, et mul on aega üle jäänud, et vastupidi, ma praegu imestan, kus ma olen siiamaani võtnud aja trenni teha. Et muid tegemisi on olnud palju ja eks need trennid on praegu lühemad, aga ma üritan hästi mitmekülgselt juba praegu ennast arendada, järele aidata, et ma ei ole aastaid väga üldkehalist ettevalmistust tõsiselt võtnud, aga praegu näiteks käin paar korda nädalas noorte sportlastega kergejõustikku tegemas, et päris võib-olla teivast ei hüppa, aga igast üldtugevdavad harjutused on kavas ja vaatame, kas see mingit tulemusi kannab. Tanel, ennem kui sa rattaspordi juurde sattusid, käisid ka ilmust pika tee läbi, tegid erinevad spordialasi ja üks oli see, millega sa tegelenud, oligi kergejõustik, kui ma ei eksi. Ja isegi maadluses oled käinud ja maadlusesse jõudsid, ma ei tea, kas sa trikoo selga said, aga kangini ja kätekõverdusteni jõudsid. Et räägi natuke sellest, et kuidas see algus siis oli, et kui pikk tee see siis rattaspordi juurde oli? No ma arvan, et see tuli hästi loomulikult, et ma lihtsalt pidin sinna lõpuks jõudma, et keegi mind ühtegi trenni ei surunud ja kuna ma Vändrast pärit olen ja vähemalt tollel ajal, kui ma veel väike poiss olin, see oli päris palju võimalusi sporti teha. Erinevaid ringe oli palju ja ma ei olnud kindlasti püsimatu, aga mul võttis aega, et see oma leida ja ma arvan, et samamoodi kõik lapsevanemad, et laske oma lastel ise see oma leida, et see kuskile enda unistuse täitmiseks last kuskile suruda, ma arvan, et see ei ole õige mõte, et sel lapsel saab suht kiiresti sellest isu täis, et samamoodi rattatrennidega, et las see laps leiab selle spordi lõpuks ise, et talle tuleb loomulikult juhised kätte anda ja natukene suunata, aga ma arvan, et see spordiarmastus ikkagi ajas järjest saab ainult kasvada, et kui see võib-olla liiga vara pihta hakata, siis võib-olla teismelises eas ongi isu otsas, et ega rattasõiduga tuleb ka õigel ajal alustada. Sa sattusid rattasporti vist 2 nädalat hiljem, kui Rein oli juba seal ees ja Rein oligi vist sinu kutsuja. Et täna suhe Reinuga, kui sina oled siin kodus ja Rein on siis kas tiimi juures või ka kodus, et kui palju te suhtlete igapäevaselt või nädalas korra? No eks me põhiliselt ikkagi suhtleme siis, kui ühel või teisel hästi või halvasti läheb, et selles mõttes me ei ole nagu kumbki väga suur chatija või niimoodi, et peame pidevalt kontaktis olema, et me saame muidugi hästi läbi ja elame üksteisele kaasa ja uurime ikka, kuidas läheb või mis on ühe või teise plaanid, et selles mõttes ikkagi saame läbi nagu kogu aeg oleme saanud. Aga kui Reinu teavad kõik, aga kui sa selja taha vaatad ja vaatad just sellist järeltulevat põlve siit Eestimaalt, et kui palju sa sellega kursis oled, kui palju sa pühendud sellele, kui palju sa nõu annad või kui palju nõu küsitakse ja mis sa arvad, et sellised mehed, kes täna on seal 20, 21, 2, kes on võib-olla mõne klubi ukse juba lahti löönud, et kui palju sa nende meestega suhtled? Noh, ikka suhtlen, aga ma ei ole kindlasti neile selline inimene, kelle nõu võib nagu 100% kullata, et ma räägin ainult enda kogemusest, et ega mul selles mõttes ju teadmiste baasi väga ei ole, et ikkagi treeningnõu jagavad need inimesed, kes on õppinud, kes on treenerid, et ma võin rääkida lihtsalt enda tunnetuslikust poolest, aga mis nagu päriselt töötab, et eks nad peavad ikkagi kuulama neid inimesi, kes neil on klubides ümber ja kes on seda tööd võib-olla aastaid teinud, et ega see tagala meil nüüd väga võimas ei ole ja häid poisse on, aga
aga kahjuks ikkagi loobutakse suhteliselt nagu seal ära, kus tegelikult võiks mõned aastad veel pingutada ja proovida ja noh, nii palju, kui ma olen kuulnud siin sõber noortekoondise peatreeneri Rene Mandri käest, siis ega see noorte kehaline ettevalmistus ei ole nagu nii hea kui mõned aastad tagasi veel, et mis ma oskan öelda, nutitelefonid nurka ja õue. Ja see on vist sama probleem kõikidel vastutusaladel täna, et telefonid nurka ja õue ja hoovisport on ka päris sammu juba moest läinud, et tegelikult see hoovisport võiks ka tagasi tulla, aga tõepoolest vastutusalad on kõigepealt löögi all, sest pallimängud ikkagi saavad need lapsed oma trennidesse ära ja rattatrennis, suusatrennis või jooksutrennis on ikkagi oluliselt raskem käia või neid lapsi, kes seal käivad oluliselt vähem. Aga mis sa arvad, kas see tendents aina väheneb või on seal mingisugune võimalus, kus see vähenemine muutub ja muutub taas populaarsemaks, sest täna rääkisin korra Allar Tõnissaarega, kes ütles, et see Estonian Cup uuel hooajal suunab just harrastussportlasele oluliselt rohkem tähelepanu, ehk sellele samale inimesele, kes käib võib-olla nädalas 1-2 korda trennis, et ei ole eesmärk pidada pikki sõite, kus tipp on nii-öelda eelisjärjekorras, vaid pigem just, et oleks allpool oluliselt rohkem sõitjaid ja neid, kes siis tahavad võidusõita, oleks palju-palju vähem. Mis sina arvad? No, ma arvan, et eks see mõte on õige, et selles mõttes, kui püramiidi alus on lai, harrastajaid on palju, küll siis see tipp ka teravaks saab, et mida kindlasti tahaks ära märkida, et ega kõik ei pea ju maantee peal uhama tunde ja tunde või paigitrenni tegema teadlikult ja väga mõtestatult, et ma arvan, et sportlasi tekib väga palju, kui me suuname tähelepanu ka BMX-ile, rattacrossile, sellistele praegu natukene alternatiivsetele aladele, et on palju rattureid, kes on tulnud näiteks trekki pealt maanteele, trekk on meil praegu täiesti puudu. Et selliseid praegu nagu nišihalasid, mis tegelikult inimestele huvi pakuvad ja mis on tegelikult ju vaatemänguliselt vaadata, et kui see inimestele meeldib ja huvi pakub, siis tuleb seda arendada, et ma ei ole üldse selle vastu, et neid alasid näiteks isegi olümpiaprogrammi veel juurde võtta, mis huvi pakuvad, et peaasi, et noored millegiga ju tegelevad ja see neile meeldib. Aitäh, Tanel, aga ma saan aru, et enamus inimesi on tulnud sellepärast, et küsida täna Tanelilt küsimusi, nii et täna on teil suur võimalus seda teha ja siin on kuskil ka mikrofon, on täitsa olemas seal, nii et käsi püsti ja hakake julgelt küsima. Tere, Tanel, ma ütlen sina, kui sa lubad. Pidasid kunagi blogi, sul on ainest ilusaks kirjutamiseks, kirjutad sa sahtlisse ka tulevikuraamatu jaoks? Aitäh küsimast, et ma olen sellele mõelnud, aga jah, ma oleksin pidanud siin vahepeal seda järjepidevam olema, et kas siis puhtalt iseendale mingeid asju kirja panema, päevikut pidama või siis ikkagi blogi jätkama sealt, kus ta kunagi pooleli jäi, aga jah, mõte on õige ja ma kindlasti jätkan blogi järgmisel aastal, et kus, eks te varsti näete, aga see plaan on igal juhul päevakorras ja saab teoks jällegi. Mul oleks siuke huvitav küsimus, et teatavasti Taaramäe on ühe korra ikka paari hooaja jooksul ära eksinud, et millal Tanel Kangert mõnele filtrisõidule satub? Noh, siis kui ma rohkem ennast puruks ei kuku ja Eestis olen ja korraldaja kutsub ja osaluse mulle välja teeb. Jätan meelde, aga teine täiend küsimus on veel, et kas Tanel Kangert järgmine aasta Hiiumaa rattanädala vahetusele tuleb? Noh, kui ma samal nädalavahetusel jälle ei abiellu, siis ikka üritan tulla. Siis tuleb loota, et abielu kestab. Aga ma võtaks ka vabaduse, Tanel, et küsida siis ise su käest küsimus, et kas Astana on nii hea, ütleme selles mõttes sinu koduklubi, et Tanel Kangert ja Astana vahele jääbki võrdlusmärk igaveseks? Kindlasti see nii ei ole, et selles mõttes me oleme võidusõitjad, kõik on vabad liikuma ja
ühel või teisel põhjusel ikka liigutakse klubides edasi või lõpetatakse võib-olla see karjäär ära, et ega rattasõidulepingud on suhteliselt lühikesed, et 1, 2 või arva ka 3 aastat. Et minu leping järgmine aasta Astanaga tegelikult lõpeb ja eks ma siis kevadel istun oma manatseriga kindlasti maha ja kaalun erinevaid variante, et ma ei välista praegu mitte midagi, et mõnes mõttes loomulikult oleks aeg edasi liikuda. Ma ei tea, kas just edasiliikumine nagu sportlikus mõttes saab olema, aga lihtsalt värskust vaja, et võib-olla seda on siin 6 kuu jooksul juba tekkinud, aga täiesti võimalik, et vahetan klubi, aga ma kindlasti ei otsusta seda üksinda ja mitte praegu. Tanel, aga palju rattasõit sinu jaoks praegusel hetkel on hobi ja palju ta on töö? No, siin on selline huvitav fenomen jällegi, et kui seda rattasõitu iga päev tegema hakata ja justkui kohustused järjest suurenevad, võib-olla vastutus suureneb, võib-olla leping läheb paremaks, ootused suurenevad, siis tunne, et tegeled hobiga järjest väheneb, et jah, kunagi oleks võib-olla öelda, et ikkagi pigem hobi, aga täna on töö, aga kui ma lähen trenni, siis ma ei ütle kunagi, et ma lähen tööle, et ma lähen ikkagi treeningule. Aga sellist tunnet, et pärast trenni tahaks selle ratta lihtsalt nurka visata ja enam uuesti mitte kätte võtta, kas sellist tunnet on ka olnud või? Ei ole, et ma ei tea, et mul oleks olnud sellist olukorda, kus ma olen öeldud, et ma täna ei viitsi trenni minna. Kas meil on veel huvilisi küsimuse? Üks naljakas küsimus veel. Kus uitavad Taneli mõtted rattasõiduaeg, kui ei pea mõtlema finiši tegemisele? Jah, eks need mõtted käivad igal pool, et sõltub kus sõita, kellega on parasjagu võimalik juttu ajada, et eks see võidusõit ei ole ka otsest lõpuni, grupisõit ei ole selline intensiivne panemine, et ikkagi esimesed 3-4 tundi võib-olla rahulikult aega rääkida maast ja ilmast ja eks me siis täiesti vabalt räägime perest, igast olmelistest küsimustest, kas või jalgratastest, et need teemad käivad seinast seina isegi võidusõidu ajal. Teil seal suuri naljamehi ka pundis on, kes pidevalt anekdoote räägivad või? Kõige suurem naljamees on kahjuks lahkunud, aga küll uued asemele tulevad. Tere, Tanel! Ma küsin ka siis sihukese küsimuse, et kui te seal teinekord 2-3 tundi juttu räägite, kas on nii ka juhtunud, ai jaa, kurat, hiljaks jäin, minekud või mingid sihukesed asjad? Jah, ikka loomulikult tuleb alati silmad lahti hoida, et tänapäeva rattasport on nii kontrollitud, et neid olukordi jääb järjest vähemaks ja kui muidugi raadiod ei oleks, siis oleks oluliselt keerulisem lobiseda ja ennast nagu lõdvaks lasta, et täna on raadiod olemas ja selles mõttes nendele olukordadele isegi kui kohe tähele ei pane, on võimalik reageerida, kui kõrva tuleb info, et nüüd on vaja ette minna. No nii, ma jätkaks siit korra, meil on natuke veel aega, ma tahaks väga küsida Taneli käest seda, et kui kõva mees sa täna oled, siis klubide mõttes, manageride mõttes, et mida sinu juures kõige rohkem hinnatakse, et sa oled kõva abimees olnud seal nendele meestele, kes võidavad tuure. Kas see on see, mida hinnatakse sinu juures kõige rohkem või mis sa ise nagu ütleks, et mis on sinu trumbid? Kui nüüd uus klubi tuleks sinuga läbi rääkima ja neil on jäetud seal mingi 3.-4. punkt nagu välja, siis sa ütled, ei sõbrad, vaadake seda punkti ka, et ma olen siin ka. Või sa jääd endiselt tagasihoidlikuks ja lased manageridel seda tööd teha või sa ikkagi ise hindad ka enda juures mingit sellist poolt, mis on nagu igal juhul trump? Ma arvan, et minu puhul saab Lääne-Euroopa kvaliteedi Ida-Euroopa hinnaga. Et jah, ilmselt nii ongi. Jah. Kas idameestega on ikkagi kõigiga niimoodi siis või mõni mees suutnud sealt läbi murda? Ja eks veel natuke väike liialdus, et ma arvan, et võib-olla minu trump ongi see, et ma olen aasta läbi enam-vähem ühel tasemel, samas võib olla ka miinuseks, et ma kunagi väga tippvormi ei jõua või ei oska ajastada, et eks mul on see vaja kiiresti ära õppida, et aastaid lähevad ja vaja
paar korda aastas ise ka sähvatada, aga üldiselt mul ei ole nagu väga kehvi päevi, kus ma mitte midagi ei suuda teha ja selles mõttes olen suutnud aastat terve püsida, siiamaani olen ka ratta peal püsinud, et võib-olla siis lojaalsus ja see, et ma nagu ei jäta tööd tegemata ükskõik kelle jaoks siis, kui tiimis öeldakse, et olenemata sellest, kas ma olen temaga suur sõber või siis ka mitte. Kas kõik ratturid, kes te koos tiimis tööd teete, ikkagi jälgivad siis, mis ülesanded ette antakse või on seal ka endal nagu mingid sõna kaasa öelda, ütled sõrad, et täna ma ikkagi hommikul tunnen ennast nii hästi, et ma tahaks ise täna panna, et ma ei taha selle venna jaoks rabada? Ikka, et seda vabadust on tegelikult päris palju ja vahepeal on täiesti selliseid sõite, kus on mitu meest, kes kõik võivad ja peavad proovima ja ei ole kindlat liidrit ja neid vabadusi hetki tegelikult on palju ja see, kui kellegi jaoks tööd teed, ega see ei ole ka mingi õudus, et selles mõttes ikkagi rattasõit on meeskonnaala, aga võimalusi on etappidel rohkem kui ainult siis liidri tihtipeale. Keegi tähtsas? Mul on selline küsimus, et nüüd, kui sul on juba tükk aega ilus tütar, et kas sa oled võistlustel tähele pannud seda, et sa ei suuda võib-olla riskida enam nii palju mõnes kohas, et sa mõtled, et keegi sõltub sinust või on siis just vastupidi, et sa mõtled, et see on rohkem sellist jõudu või motivatsiooni panna, et just, et keegi nagu sõltub sinust niimoodi? Jah, eks see on tõesti täpselt nii ongi, et vahepeal laskumistel tekib, ma ei tea, kas see on siis tulnud vanusega või olen lihtsalt kuidagi targemaks saanud, aga 85-9 kilomeetrit tunnis kurvilisel teel laskumist ei ole lihtsalt mõistlik sõita, aga mis teha. Maha ei tohi käed, teised sõidavad ja sellistel hetkedel tõesti mõtled, et pagan, et see laskumine võiks juba läbi saada, et need ei ole nagu, need suured kiirused ja sellised ebamugavad olukorrad ei ole, minus ei tekita enam sellist adrenaliini, et loomulikult see võidusõit ise tekitab kokkuvõttes põnevust ja adrenaliini, aga nagu ebameeldivad ohtlikud olukorrad seda ei tekita, et eks ma ikka mõtlen nüüd natuke rohkem teiste peale ka. No nii, kas kellelgi on veel mõni küsimus? Tere, Tanel! Kui sul oleks täna võimalus valida sinu unistuste ratas, mis see oleks? Sa küll esindad täna ühte brändi, aga hind, mitte midagi ei ole oluline. Raske öelda, et ma ilmselt olen veel suhteliselt vähe rattaid saanud proovida, et ma oskaksin seda öelda, kui mul oleks erinevate markidega rohkem kogemused, siiamaani ikkagi sõltuma tiimi sponsoritest ja ma arvan, et korrektne oleks öelda, et Argon on siiamaani üks paremaid rattaid, millega ma sõitnud olen. Mul oleks ka üks rattateemaline küsimus tegelikult veel, et kas sinu meelest, kas sa sõidad, ma ei tea, Argoni, BMC, ma ei tea, Cervelo, Ridley, mille iganes, kas sinu tulemus sellest sõltuks, mis brändi rattaga sa sõidad absoluutselt või sa hindad, et tippratas on ikkagi tippratas ja mees teeb lõppkokkuvõttes nagunii sõidu ära? Jah, tippratas on tippratas ja ega seal nüüd nii määravat vahet ei ole, et ma arvan, et maanteerattad on tõenäoliselt, millega profitiimid tipus sõidavad, on kõik on väga head, et siin peab ikkagi eelistama seda, mis võib-olla bränd rohkem istub, mis võib-olla tehnilised lahendused sobivad või kus on näiteks sul lähim servis või kõige meeldiva mehaanikud, et ega ükski ratas ei saa olla, mis profidele antakse kehv, et seal kindlasti väikesed vahed on, aga need ei ole määravad, aga näiteks erastadirattaste puhul ma täiesti kindlalt usun ja tean, et ratastel on päris suur ja märgatav vahe sees. Tanel, ma küsiks veel siia juurde tegelikult, et ma mäletan seda suvist pressikonverentsi, et mis andsite, just teeme sinuga natuke rääkima, aga midagi tuli mul seal vahele, et teema läks nagu rattajooksude peale, et kas jooksul ja jooksul on ikkagi ka vahe, et sa ütlesid küll siin, et tipprattat ei ole nagu väga suurt erinevust, aga ikkagi ütleme, füüsika mängib rolli ja veeremisest hakkab ju asi pihta. Jah, ikka on vahe, aga siin tuleb jällegi sama asi, et ega profitiimidele ei anta nagunii
kehva jooksu alla ja see, kes seda vahet tunneb neil jooksudel, peab ikka olema päris selline tõsine igapäevane kasutaja ja väga, väga hea tunnetusega, et mina vanasti ei saanud mitte midagi aru, et isegi erinevatel ratastel ei teinud mingit vahet, aga nüüd ma olen nagu seda rohkem tunnetama hakanud ja tähele pannud, et mis on mõnus kasutada ja mis ei ole, et ega alati kõige jäigem asi ei ole hea, et tuleb ikkagi alati komponentide, ratta, jooksude, ükskõik mille valikul lähtuda enda vajadustest. Et see, mis on profi jaoks jube hea, võib olla Eesti teedel trennis või mingit sarju sõita täiesti kohutav, et siin tuleb ikkagi lähtuda sellest, et kus sul seda vaja on, kui tihti sa kasutad. Et ei ole sellist ühest vastust, et mis on kindla peale õige ja hea. No nii, head sõbrad, tõmbame siis kokku ja oli väga meeldiv, Tanel, ja peab tunnistama, et sa ütled küll, et sa ei ole suurem asi jutumees, aga sa oled väga kõva naljamees. Et selliseid nalju on ikka mõnus kuulata, kus kogu rahvas, kes täna siia on tulnud, naerab kaasa. Kas spordimeestega on ikka niimoodi, et nad on kõvad nalja ja sealt võib 3 punkti panna, aga kõvad naljamehed igal juhul? Noh, eks need ole eelkõige kõvad spordimehed. Väga hea. Tanel, aga meil Eestimaal on selline, ju sa oled ka kursis, aga et selline lause, et mina jään. Sa oled tegelikult ikkagi maailma mees, palju näinud, palju käinud, palju elanud maailmas, ilusates linnades, soojas kliimas. Et kui sa lõpetad rattaspordi, kas tuled Eestimaale tagasi või valid elamiseks näiteks mõne sellise sihtkoha, kus on mõnus ratas sõita, ujuda ja mille nimi näiteks Monaco? Jah, kui te nüüd kõik oma rahad kokku panete täna ja mul seal elada aitate, siis miks mitte. Aga muul juhul ei, ma olen ikkagi Eestis sündinud kasvanud ja isegi praegu ma elan Eestis ja mul residentsus ei ole kordagi muutunud ei maksude pärast ega ühelgi muul põhjusel. Et ma olen siin, vahepeal käin ära ja ma arvan, et see ongi kõige sobivam variant, et siit Eestist kõigile, et kui teil vähegi võimalust, aega, raha, tahtmist, siis paar nädalat, 3 nädalat aasta jooksul endale soojas kliimas rattaga sõita lubada, see on nagu täiesti piisav. No nii, ja 3 soovi sulle. Hoia last, tervist ja naist ja edu sulle. Aitäh teile!